Ja siis on 2 minutit ajavõitu. Olgu, tere! Mul on hea meel teid tervitada siin Eesti Pangas, kus me läheme süvitsi majandusteemadesse. Räägime fiskaalpoliitikast ja räägime, ma ei tea, turu kõikumistest ja kõigest. Ei, tegelikult ma arvan, üpriski selline vahva, huvitav ja kiire ja lõõv väitlus tuleb. 2 väitlust on. Mina olen nende kohtunik, meil on ka ekspert seal taga. Ekspert räägib pärast mind. Aga ütleme nii, mina ei ole siin majandusteadlase rollis, mina olen puhtalt väitlusspetsiifilises rollis. Minu töö on hinnata, kas ühed argumendid võidavad teist. Ja kui vaadata seda esimest teemat, eks ta on ju selline, mille kohta võib-olla võiks öelda, et hea oleks, kui majandusteadlastel oleks üks käsi. Et muidu on neil tavaliselt niimoodi, et on one hand and on other hand. Ehk siis on argumente ühele poolele ja on argumente teisele poolele. Aga sellel väiksel stopp-kaadril, mis meil siin see 25-minutiline väitlus on üpriski piiratud aeg ja piiratud kõnelejate arv, et ühele või teisele poole siis argumente esitleda, kas need maksud siis on Eesti majandusele head, maksutõusud täpsemalt või mitte. Aga ma küsiks ka teie arvamust. Teeme niimoodi, et küsin praegu, lasen teil natukene seedida ja mõelda, et kas te arvate pigem, et maksutõusud on Eesti majandusele head või halvad. Ja siis, kui ma ütlen, et tõske käsi ühelt või teiselt poolt, siis tõske see käsi ja pärast väitlust vaatame uuesti. Äkki mõni meel on muutunud. Siis saab sellise päris hea vahepala ja võrdluse. Aga senimaani, kui nende seedite, siis ma vist unustasin ennast ka tutvustada. Ma olen Joosep, ma olen väitlusega tegelenud vist juba üle 15 aasta. Muidu üldiselt väitluses on niimoodi, et eks need väitlused on pikemad, valmistutakse ette pikemalt ja kauem, võetakse erinevad teemad ja vaadataksegi siis argumentide kaupa ühest või teisest poolest, et kummal lõpuks siis saab olema tugevam argument, mis võidab selle väitluse. Üldiselt võiks ühiskondlikus diskussioonis ka niimoodi olla, et ei võidaks mitte tugevama argument, vaid just nimelt tugevam argument, kes suudab paremini põhjendada oma seisukohta. Aga praegu, enne kui me ei ole veel argumente kuulnud, teeks selle hääletuse ära. Niisiis, tõstke käed need, kes arvavad, et maksutõusud toetavad Eesti majandust. Ülekaalukas, hakkab veel tulema, tõske kõrgemale, siis ma saan ka vaadata. Õpetaja on seal ka natukene madalal oma käe tõstnud. Väga hea, ma saan aru, et 4 häält, jah? No nii, ja vaatame, mis siis teine pool toob. Et tõske käed need, kes arvavad, et maksutõus ei toeta Eesti majandust. Ma ei hakka isegi kokku lugema. Ülejäänud ütleme siis nii vist. Ehk siis päris palju. Ütleme seda proportsiooni pärast hea mõõta. Aga ma lõpetan siinkohal oma sõnavõttu. Võib-olla korraks väitlejad istuvad siia lauda, saavad juba selle ära teha ja siis anname sõna eksperdile nagu ajakava ütleb. Vot, aitäh! Selle kahekäelise ökonomisti jätkuks võib öelda ainult seda, et eksperdil, kes majandust nõu annab, on ainult üks kõige hullem õudusunenägu, kui keegi kunagi täielikult täidab ta soovitusi. Sest siis ei saa öelda, et sa tegid ikkagi natuke teisiti ja sellepärast ei läinud täpselt nii, nagu ma ütlesin. Aga eks me kõik oleme mingis mõttes ju sellel poolel, et meile ei meeldi maksutõusud ja sellest tulenevalt on üsna möödapääsmatu ka see, et see on ebameeldiv hetkel, mil maksud tõstetakse ja selles mõttes on see ebapopulaarne. Ja teistpidi võib ka öelda, et ka need majanduskoolkonnad on ju vastupidised kohati, et on olemas niisugune loogika, mida mõnes mõttes esindavad keinsistid, kes ütlevad, et iga riigi poolt kulutatud täiendav euro jääb majandusse ringlema ja see õpetaja palgale lisatud 1 euro jõuab lõpuks pagarini ja pagarilt kõrtsmikule ja nii edasi, ehk eksisteerib mingi kordistav mõju majandusele eelarve defitsiitidest ja et see on mõnikord isegi parem, kui see kasvava riigivõla teenindamise kulu, ehk siis tasub ennast maksutõus ära. Need on need keinsistid, kes tulid kusagil suure depressiooni järgses maailmas esile. Ja teine on natuke vanem seisukoht, mille kohta ei ole ka ju liiga palju tõendeid, et see kehtiks alati, aga see tuleb siis kuskilt sealt 18. sajandist, kus keegi David Ricardo ütles, et eksisteerib niisugune Ricardo samasus, et kui riik hakkab rohkem kulutama, siis erasektor, majapidamised ja ettevõtted hakkavad vähem kulutama, sellepärast
et iga tänane eelarve defitsiit tähendab ju tulevast maksutõusu ja selleks tuleb säästa, et nende maksutõusudega toime tulla. Nii et kohati võib öelda, et riik ja erasektor teatud teooriates käituvad nagu peegelpildis. Ehk siis laristav riik põhjustab konerdava erasektori ja vastupidi. Ja ka sellel teoorial on natukene nagu tõde sees, sellepärast, et lõppkokkuvõttes ju riigi võla eest tuleb reeglina maksta intressi ja see ei sõltu sugugi mitte nendest lubadustest või seisukohtadest, mida anti siis, kui seda võlga tekitati, vaid tegelikult sõltub riigi võla intress ka nendest seisukohtadest ja arengutest ja spekulatsioonidest, mis toimuvad nende aastakümnete jooksul, kus seda tekkinud riigivõlga tuleb teenindada. Ja seal on oluline märk on ikkagi ennekõike selles, et paljusid neid tegureid, mis mõjutavad tulevast riigivõla intressi, ei saagi riik ise kujundada, olgu see siis keskmine intressimäärade tase või geopoliitika või mida iganes. Nii et see võlg elab paratamatult aastakümneid pärast seda oma elu ja siis tekibki see niisugune põlvkondade vaheline vaen, et järjest vähem noori peab järjest rohkem kinni maksma vanemate inimeste noorpõlve rumalusi, kui soovite. Ja lõpuks võib-olla üks niisugune aspekt, mida minu ülesanne ei ole siin teile argumente toota, aga mille üle tasub mõelda võib-olla on ka see, et väga paljuski see niisugune riigivõla kui imeväel majandust kasvatava teguri nii-öelda edulugu tugineb Ühendriikide majandusel. Aga Ühendriikide majandus on üks ja ainus majandus maailmas, kes saab endale lubada nii eelarve defitsiiti kui ka jooksevkonto defitsiiti ühel lihtsal põhjusel, mis on kehtinud viimased 80 aastat. Ja see on asjaolu, et alates 1944. aastast, kui kehtestati Bretton Woodsi süsteem, siis kõik lääneriigid sidusid oma raha läbi dollari kullaga, soovides siis liikuda tagasi kullastandardi suunas, aga omamata ise kulda. Ja Ühendriikide dollar on sellest ajast peale olnud globaalne reservvaluuta. Nii et Ühendriigid saavad importida rohkem kaupu ja teenuseid, kuna nad ekspordivad dollareid. Ja dollar on jätkuvalt nõutav valuuta ja seda kogemust, mis on Ühendriikidel, et nad saavad justkui imeväel oma majandust ergutada ka suhteliselt kummaliste ideoloogiliste voolude tingimustes läbi eelarve defitsiidi, seda ilmtingimata on tegelikult äärmiselt ohtlik üle kanda teistele riikidele, kes ei emiteeri dollarit, vaid sugugi oluliselt vähem kasutusel olevaid rahasid. Nii et päris iga riigi kohta kõik seisukohad ei pruugi alati universaalselt kehtida ka riigivõla osas. Aga ma soovin teile sisutihedat väitlust ja rõõm on näha, et meil on siin palju ka Eesti Panga kolleege huviga tulnud kuulama, sealhulgas ka eelarvenõu andvad inimesed, nii et kindlasti on sellel debatil ka võimalik väljund päris poliitikasse läbi nõuandmise, aga nõuandjatega on täpselt nii, nagu ma teile ütlesin alguses, et nende nõuanne on alati tingimuslik. Nii et head väitlust. Kallid kuulajad, mul on suur au ja hea meel teie ees väidelda teemat, kas plaanitavad maksutõusud toetavad Eesti majandust. Meie jaotusest esitame teile 2 argumenti. Esiteks stabiilsest majanduskeskkonnast ja teiseks sellest, kuidas kasumi maksustamine on kasulik. Kuid enne on tähtis mõista, milline on olukord riigis ning millest me siin üldse väitleme. Pange tähele, kuidas selle aasta mai lõpuks ulatus Eesti riigi eelarve puudujääk 659 miljoni euroni, mis on 1,7% SKP-st. Eesti riigi eelarves on ilmselgelt suur puudujääk ning kärpimisest enam ei piisa. Seega on vaja alternatiivseid ning tõhusaid lahendusi ehk maksutõusu. Millistest muudatustest maksudes me üldse räägime? Jaotuse poolt on 3 suuremat tähelepanekut. Esiteks käibemaksutõus 2% võrra ning teiseks tulumaksutõus
ka 2% võrra ning viimaks lisanduvad maksud, näiteks mootorsõidukimaks. Kuid liiguks edasi meie esimese argumendini, mis tõestab teile, miks pikk ja selge plaan eelarve tasakaalu saavutamiseks loob stabiilse majanduskeskkonna. Eesti riigieelarves on massiivne auk, mille peab ühel või teisel viisil täitma. Maksude tõstmine on parim lahendus. Maksutõus tekitab usaldusväärsema majanduskeskkonna, mille tulevased arengud on ette ennustatavad võrreldes alternatiividega, näiteks laenu võtmisega. Seda 2 põhjusel. Esiteks, riigil on väiksem võlg, mida peab tulevikus kinni maksma, ning teiseks, faktorid nagu intressi muutumine ei mõjuta eelarvet. Ehk me väldime olukordi, nagu esines näiteks Kreekas, kus riigi laenuvõtmise võimekus oli jõudnud kinda piirini ning tekkis kahtlus, et riigi võlgade tagasimaksmise võimekuses, omakorda pidurdades majandusarengut. Mida me pakume teile võrdluseks? On maksude tekitatud stabiilne keskkond, mis suurendab võimalust, et välisinvestorid on nõus ka Eestisse investeerima, sest neil on tagatud 2 asja. Esiteks, et Eesti inimesed on huvitatud nende ettevõtetes töötama ja 2, et tarbimine ei kao järsu majanduskeskkonna muutumise tõttu. Isegi kui lühikeses plaanis väheneb maksutõusu tõttu tarbimine mingi piirini, siis vähemalt on meil selge plaan eelarve tasakaalu loomiseks ja seega tarbimise uuesti tööle saamiseks. Veel enam, on suurem võimalus, et investorid tulevad momendis, kus tarbimine on madal, aga on selge plaan, kuidas sellega tegeleda ja seda muuta, versus isegi kui momendis on kõik korras, võib seis kiiresti ja järsult muutuda ja ettevõtted ei saa oma tegevust tegelikult planeerida. Kallid kuulajad, mõjud, mida maksud taotlevad, on järgnevad. Esiteks, nad suurendavad meie majanduse kriisikindlust. Teiseks, nad tõstavad riigi usaldusväärsust võlausaldajate ja investorite silmis ning kolmandaks, nad tekitavad riigieelarves intressikulude asemel ruumi muudele vajalikele kulutustele. See kõik omakorda tähendab seda, et Eestisse tekib päriselt ettevõtteid ja töökohti juurde ning me saame kasusi turumajanduse konkurentsirohkusest. Enne oma teist argumenti mõõtaks ühe vahemärkuse. Kas me peaks takistama tulevat kasvu, et saavutada stabiilsemat, aga halvemat majanduskeskkonda? Mul on 2 vastust sellele. Esiteks, pange tähele, kuidas me tegelikult ei pidurda seda kasvu. See on pikaajaline areng ja me tekitame paremad tingimused selleks, et kasv oleks veel suurem. Ning teiseks, me eelistame seda, et meil on stabiilselt päris hea sellele, et meil võib momendis olla väga hea, kuid see muutus võib olla drastiline ja langeda väga halva peale. Seega, liiguks edasi oma teise argumendi juurde, ehk mis räägib sellest, miks kasumi maksustamine on kasulik. Me näeme, et sellel on 2 põhjust. Esiteks on hea koguda paljudest erinevatest valdkondadest makse. Tegemist on väikse tõrkega paljudele, kuid toob kaasa ühtlase jaotumise, mis omakorda ühtlustab maksude maksmise majandust pärssivat toimet. Ehk kellelgi pole maksukoormus nii suur, et ta tarbimist või äritegevust tohutult pärsiks, mis omakorda toetab neid samu tegevusi. Teiseks on efektiivne võtta makse just sealt, kus neid saab kõige rohkem ning panustada teistesse aladesse. Me näeme, et eksisteerib 3 sorti majandusharud. A. Need, mis ei saa ühelgi juhul hakkama. B. Need, mis saavad omal käel hakkama. Ning C. Need, mis vastava toetuse olemasolul saavad hakkama. Viimase haru toetamine on üliefektiivne, sest me anname rohkematele suure kasumipotentsiaaliga majandusharudele selle toetuse, mis on vaja, et mitte ainult eksisteerida, vaid ka suuremat kasumit teenida. Need mõjud on ilmselged. Me täidame riigieelarve augud nii, et ükski majandusharu ei kannataks liigselt ning ebaproportsionaalselt, samaaegselt soosides arengut abi vajavates, kuid jätkuvalt kriitilistes alades, näiteks kõikides subsideeritavates tööstusharudes, olgu see ühistransport, põllumajandus ja nii edasi. Kõigi nendel põhjustel palun valige jaotus.
Kallid kuulajad, meie sooviks majanduskeskkonda, mis päriselt areneb, mitte me sooviks stabiilsust üle selle, et meil päriselt tuleb mingi kasv. Okei, enda kõnes teeksin siis 2 ümberlükket, räägiks natuke siis meie plaanist ja räägiks siis meie 2 argumendist, mis räägivad selle maksutõusu mõju ühiskonnale, üksikinimesele ja siis selle mõju firmadele. Esiteks, üks argument rääkis stabiilsusest. Meie arvame, et stabiilsus ei pea olema majandusest number 1 asi, mis me sihime. Kui me vaatame seda perspektiivi näiteks välisinvestorist, siis välisinvestorid tegelikult huvitab ka väga palju see, et palju läheb tal päriselt kulusid, kus on tal kasumlikum olla. See, et stabiilsus on nagu mingi number 1 asi, ei ole meie arust tõsi. Ja ma arvan ka, et see stabiilsus ei ole tõesti nii hull, nagu meile on öeldud, põhjust millest ma räägin hiljem. Teiseks, räägiks kriisikindlusest. Meie arvame, et ka siis, millest ma räägin, meil ei ole siis mingi jube suurt riski kriisi pärast. Me ei saa ka täiesti nagu stabiilsed igas asjas olla, me arvame, et on okei mingeid riske võtta. Aga räägikski siis meie plaanist. Meie arvame, et me peaks võtma lihtsalt rohkem laenu. Ma arvan, et laen oleks praegu sobilik, kuna ma olen välja tulnud suurest majanduskriisist, mis oli tingitud koroonast. Mujal Euroopas on riikide majandus kasvamas, aga Eesti SKP on hoopis vähenenud. See näitab seda, et suurem kriis on läbi. Nüüd oleks õige hetk anda selline lüke kindlale majanduskasvule, mitte aeglustada meie kasvu veelgi enam. Eesti võiks mõelda nagu üks tark ärimees. Eesti on praegu Euroopa Liidu teine kõige madal laenukoormus, Eesti krediidireiting on nagu väga hea, intressid alanevad praegu. Kui võtaks praegu 3 miljardit pikaajalist laenu ja isegi kui me SKP kogu aeg samaks, oleks meie laenukoormus ikka veel Euroopa üks madalamatest. See on täiesti mõeldud plaan, mis suurendaks meie SKP palju kiiremini, võimalust meil makseid siis hiljem tagasi maksta. Lihtsalt see raha, mida laenatakse, peab looma suuremat kasu kui laenamise kulu, mida on praegu soojenevas majanduskeskkonnas võimalik teha. Okei, esimene argument räägiks sellest, kuidas need planeeritud maksud mõjuvad halvasti siis majanduskeskkonnale läbi üksikinimese. Plaanitud maksutõusud mõjutavad eriti keskmist inimest. Käibemaksu ja aktsiise tõusud mõjutavad regressiivselt, et need mõjutavad rohkem väiksem sissetuleku ka inimesi. Need sunnivad firmad tõstma hindu, mis toob kaasa inflatsiooni, kuna peamised inflatsiooni mõõdikud keskenduvad tarbijahinnaindeksile ehk asjadele, mida keskmine inimene ostab. Eestis on juba praegu inflatsioon üks Euroopa Liidu kõrgemaid ja me suurendaks seda veelgi. Inflatsioon toob kaasa vähenenud ostujõu, mis tähendab, et tarbijad ei saa nii palju osta ja mõtlevad kulutusel palju säästlikumalt. Kui keskmine tarbib vähem, mõjutab see kõike negatiivselt. Nii firmade käivad ja investorite valmis tulla siia investeerima, mis lõpuks tähendab ka vähem maksutulu, mille peame jälle kuidagi lahendama, pärssides veelgi majandust. See vastu laenu kasutamine pikaajaliste investeeringuteks kasvatab praegu majandust, suurendab maksutulu praegu ja kannab see kulusid pikaks siis tulevikuks, mille on finantsseis parem ja võimalik laenamine ära lõpetada. Okei, ja teine argument räägiks sellest, miks need maksutõusud on eriti ettevõttele halvad. Esiteks, loogiliselt nad vähendavad nende rahavoogusid. Kõrgem maksud vähendavad kapitali hulka, mida ettevõtted saavad üldse. Tulu, kasumi või siis müügi suured maksud tähendavad, et ettevõttel on vähem raha tegevuseks, palkadeks ja kasvualgatusteks. Näiteks tähendab kõrgem käibemaks ettevõttele, suurendavad sisendkulud, mis omakorda viib selleni ja peab tõstma hindu tarbijale ilma suuremat kasumit saamata, mis vähendab tegelikult lõpuks tarbijaid, kelleks võimalik tulu saada ja vähendab nende kasumit. Me suruks osalid ettevõtted kinni minema, kuna neil on vähem kliente või on sisendkulud liiga suured, et jätkata. Äri on protsentide mäng ja iga võetud protsent kasumi marginaalist võib omakorda omada protsendi suurust negatiivset mõju majandusse, mis tähendab kaotatud miljonid. Teiseks, väga tähtsaks osaks räägiks sellest, kuidas me piirame investeerimispotentsiaali. Maksutõusud vähendavad rahalisi vahendeid, mida ettevõtted saavad investeeringuteks eraldada. Kui maksud tõusevad, vähendavad ettevõtted sageli teadus- ja arendustegevust, laienemisplaane või värbamist, kuna ressursid suunatakse maksukohustuste täitmiseks. Uuringud näitavad, et ettevõtte tulumaksu tõstmine, nagu näiteks USA-s ja Jaapanis, toob kaasa kapitali investeeringute vähenemise. Ka just kasumilt raha äravõtmine, mida me plaanime teha, vähendab ettevõtte motivatsiooni investeerida. Kuna investeerimise tulu on loodetud kasumit, võetakse lihtsalt ära. On tõestatud, et maksul ettevõtte kasumil on konkreetselt suurim negatiivne mõju SKP-le. Kuna see pidurdab innovatsiooni ja kasvu, piirab see ettevõtte võimet jääda maailmaturul konkurentsivõimeliseks. Kõrged maksud pärsivad ka siis välisinvesteeringuid, kuna investorid otsivad tegelikult maksusõbralikku keskkonda. Ma ei lähe ärimehena kohta, kus ma võetaks minu teeninud kasumilt rohkem raha ära, ehk siis valin kuhugi mujale, kui Eestisse minna. See kombineerituna halva majandusega teeb Eesti välisinvestorid üsna vastuvõetamatuks ja see stabiilsus, millest nad rääkisid, ei ole tegelikult siis enam kasulik. See kõik tähendab lõpuks seda, et Eesti firmad saavad ise investeerida tulevikku vähem ja neisse investeeritakse vähem ja üldse Eestisse investeeritakse vähem, mis pärsib ka meie pikaajalist majanduslikku kasvu.
Kokkuvõttes vähendavad Eesti maksutõusud otseselt ettevõtete võimet kasvada investeerida, nõrgestades nende konkurentsivõimet ja ajendades neid potentsiaalselt ümber maksude poolest leebematesse riikidesse, mis oleks meie majandusel mega halb, siis kaotaks mega palju tulu. Aitäh! Lugupeetud kohtunik, kaasväitlejad, kuulajad, oma kõnes ma üritan kõigepealt teile selgeks teha, miks on laen ikkagi väga-väga halb mõte. Seejärel räägime sellest, miks maksud tegelikult on okeid, vaatamata sellele, mida meil Eitus just rääkis, ning üritan rääkida ka sellest stabiilsusest ja miks see on kõige olulisem asi meie eelarves. Kõigepealt, miks on see laenukoormus suur probleem? Me näeme, et isegi kui praegu on Eesti laenukoormus madal, siis see on puhtalt tänu sellele, et Eesti on igasugustest raha juurde saamise meetmetest hästi pikalt hoidunud, sest et need on kõik, nagu me oleme aru saanud, võrdlemisi ebameeldivad. Me oleme nüüd jõudnud sellesse punkti, kus me päriselt peame kuskilt raha saama, et seda eelarve ebatasakaalu lahendada ja see laenukoormus tõuseb tegelikult realistlikult ikkagi väga-väga kõrgeks. Miks see on suur probleem? Suur laenukoormus sunnib riigi ikkagi leidma ka mujalt lahendusi, et lõpuks seda laenu teenida. Nagu me ka just eksperdilt kuulsime, siis laen on väga ettearvamatu ja väga tihti võib esineda olukordi, kus me peame seda laenu tagasi maksma väga palju suuremas mahus, kui me arvasime. Ma arvan, et selles olukorras on palju hullem, kui me peame hakkama siis leidma neid vahendeid, kust me saame seda raha, et maksta tagasi seda laenu, sellepärast et lõppude lõpuks me jõuame siis ikkagi tagasi kõrgemate maksudeni või mingisuguste valdkondade kärpimiseni. See on see, mida me tahame vältida, vähemalt planeerimatus olukorras. Ma arvan, et strateegilisem on kohe alguses minna seda teed, mis on kindlam ja ennustatavam. Lisaks on ka majanduse vaatepunktist väga halb, kui meil on suur laenukoormus, sest üldine majanduskeskkond halveneb tulenevalt nagu riigi väiksemast eelarvest ja me ei saa neid välisinvestoreid ega suuremat tarbimist. Ja koroona võib küll olla läbi, aga kriiside ajastu me näeme selgelt, et ei ole. Meil on ikkagi väga palju faktoreid, mis meie majanduskeskkonda mõjutavad ja võivad seda mõjutada ka üsna üleöö. Me näeme, et hästi keeruline on ennustada mingisuguseid asju ja väga ebastrateegiline on minna seda teed, kus ennustamine on väga oluline. Ja siis miks see ühekordne rahasumma ei tööta? Isegi kui see intressimäär on praegu langemas, siis me ei saa otsest kasu sellisest laenust, mis on nii väike, et selle intress meid üldse ei mõjutaks. Sest see on lihtsalt liiga vähe raha. See suur laen, see vastu, mida nad võtta tahavad, sellest piisab potentsiaalselt ainult eelarve puudujäägiks. See toob kaasa nii suure intressikoormuse, et nagu ma seletasin, riik peab selle katmiseks veel kuskilt raha saama ja tänu sellele hoiduma ka nagu nende toetust vajavate majandusharude toetamisest. Me näeme, et need on väga olulised, kuna esiteks need on meile olulised asjad, nagu ühistransport ja põllumajandus, aga ühtlasi neil on suur kasumipotentsiaal, mida nad saavad täita ainult juhul, kui me saame need päriselt toetada. Olukorras, kus me võtame selle tuluga kaasneva väga suure ja riskantse kuluartikli, me ei saa seda mitte kunagi teha. Räägime nendest argumentidest, mida me kuulsime. Kõigepealt meile räägiti sellest, kuidas plaanitavad maksutõusud mõjuvad halvasti majanduskeskkonnale, sest inimesed hakkavad tarbima vähem. Ma arvan, et see ei ole miski, mis väga realistlikult juhtub, sellepärast et me ei maksusta ettevõtteid viisil, mis sunniks neid väga palju oma hindu tõstma. Ma arvan, et isegi kui tarbimine natukene väheneb, siis ei ole ettevõtetel praegu lihtsalt üldiselt strateegiline oma hindu tõsta, sellepärast et need on niigi kõrged ja nad tahavad ju tegelikult meelitada lõpuks inimesi tarbima, see tasakaal on seal kuskil vahel, mis ei lükka neid hindu nii lakke. Lisaks ma arvan, et kui nad räägivad meile sellest, kuidas laenu saab kasutada pikaajalisteks investeeringuteks, siis see ei ole lihtsalt realistlik. Sellepärast, et meil ei jää sellest laenu tagasimaksmise summast üle seda summat, mida panna veel kuhugi, kus me saaksime seda kasutada mingisuguseks investeeringuks. Ma arvan, et see on ühekordne lahendus, mis toob meile väga palju kulusid juurde. Plus, nagu me taaskord kuulsime, see on ettearvamatu, mis tähendab ka seda, et me ei saa teha selle arvelt investeeringuid, sellepärast et me ei tea, kui palju meil tegelikult on sellest mingit sorti ülejääki.
Ja siis meile räägiti sellest, kuidas suuremad maksud vähendavad kapitali hulka, mida ettevõtted üleüldse saavad ja see kahjustab nende tegevust otseselt, aga ma arvan, et see ei kahjusta kunagi nende tegevust. Äärmiselt see kahjustab innovatsiooni, milleni ma kohe jõuan, aga see ei kahjusta kunagi nende tegevust või tootmist, et seda me ei maksusta. Me maksustame konkreetselt seda osa, mida ettevõte reinvesteeriks iseenda arengusse. Ja nüüd jõuamegi selle investeerimispotentsiaali juurde. Esiteks meile räägitakse, kuidas see on väga halb, kui ettevõtted peavad nüüd seda maksma ja see viib nad meilt ära või sunnib neid oma tegevust lõpetama, aga me näeme, et võrreldes teiste riikidega meil on see maks endiselt väga-väga madal. See on endiselt väga madal protsent ja ma arvan, et ettevõtted tulevad sellega üsna hästi toime. See on riigile väga suur uus tuluartikkel, kuid ettevõtetele mitte nii massiivne kuluartikkel. Ja lisaks ma arvan, et tegelikult on väga okei, kui ettevõtted lühiajaliselt ei saa nii palju iseendasse investeerida, kui see toob meile kaasa lõppude lõpuks ikkagi stabiilsema keskkonna, kus tegutseda. Stabiilsema keskkonna, kus inimestel on mingisugune majandusse ja nad tahavad tarbida, aga ühtlasi stabiilsema keskkonna, kus ka välisinvestoritel on mingisugune kindlus Eesti hakkama saamisesse ja sellesse, et me oleme iseennast taastootev majandus ning seega ka olukorra, kus neil on lihtsalt üldiselt soodsam tegutseda, kus nad saavad teha seda arengut, innovatsiooni ja endasse taasinvesteerimist palju suuremal tasemel. Ma arvan, et ettevõtted on meil Eestis üsna targad ja saavad sellest pikast perspektiivist aru, kuidas see nendele tegelikult kasuks tuleb ja leiavad selle viisi ka nagu nendes olukordades pinnal püsida. Mida siis maksutõusud meile pikas perspektiivis toovad, on kõigepealt planeeritavuse nii ettevõtetele kui ka välisinvestoritele kui riigile endale, aru saama, kuhu suunas majandus liigub ja palju meil mingisugust raha päriselt kasutada on, stabiilse sissetuleku eelarvesse ning ühtlasi võimaluse investeerida majanduses sinna, kus see on kõige kasulikum ja kõige vajalikum, näiteks need toetust vajavad majandussektorid. Ehitust kunagi ei saavuta, sellepärast, et nad peavad teenima seda ettearvamatut laenu, tänu millele nad ei saa võtta mitte ühtegi teist investeerimisartiklit. Kõigi nendel põhjustel maksutõusud. Aitäh! Ma arvan, et see põhjus, miks me just mõned minutid tagasi kuulsime, et ükski majandusekspert ei taha üksikisikuliselt vastutada oma majandusotsuste eest, on see, et ükskõik kuidas neid ka ei teeks, on alati risk, et midagi läheb valesti ja mitte midagi ei saa perfektselt ennustada. Ma arvan, et ükskõik kui palju nad teile ka ei räägiks stabiilsusest, nad ei saavuta seda ka ise mitte kunagi kindlalt. Seega ma teen 3 asja. Kõigepealt ma räägin teile eelarvest, sellele ma räägin teile, kuidas maksutõusud mõjutavad tavainimest ja siis ma räägin teile, kuidas nad mõjutavad firmasid ja meie tulevast investeeringut. Nii, võtame ette selle eelarve. Ma arvan, et siin on paar olulist asja. Esiteks, nad ütlevad, et meie laenud on ülimalt ebastabiilsed. Ma arvan, et me lihtsalt iseenesest ei nõustu ju sellega. Esiteks, meil on nagu fikseeritud intressimääraga laenud, mis ei muutu lihtsalt üleöö 10 korda kallimaks, kui me oskasime arvata. Ja teiseks, meie laene võtavad vastu inimesed, kes on eksperdid, selles oskavad umbes ennustada, kuidas see võib juhtuda. Ma arvan, et tuua nagu näidet Kreekast on väga nagu ebasobilik selles olukorras, sest et Eesti ja Kreeka majandussüsteemide vahel ja see, kuidas Kreeka jõudis sinna, kuhu ta jõudis, on väga mitu sammu, mida ei ole veel hakatud võtma. Aga meil on ka muid lahendusi, mida me saame rakendada peale ainult laenude võtmise. Me saame kärpida kulusid, pluss me saame ka proovida maksimeerida oma praegust tootmist, ehk siis nende samade maksudega, mis meil on praegu, proovida saada rohkem raha läbi selle, et meil on rohkem majanduskasvu, see, mida me oleme ka algusest peale ehitusest taotlenud. See viib mind selleni siis, et kuidas see mõjutab tavainimest. Sest ma arvan, et fakt on, et tavainimest see mõjutab raskelt. Eesti elamiskulud on kõrgemad, kui need on põhimõtteliselt kunagi varem olnud, inimestel on väga raske. Ehk siis, kuidas sinu elu muutub ja maksud tõusevad. Esiteks, sa pead lihtsalt maksma rohkem makse, sulle jääb vähem raha kätte. See tähendab, et sul on raskem käia poes ja sul on raskem tarbida. Teiseks, sul on nagu endal isiklikult vähem kasvu, sest et sa arvatavasti saad nagu tööl vähem palgatõuse ning arvatavasti, kui sa oled ise investor või ise mingi firma omanik, sinu firma kasvab vähem, lihtsalt sellepärast, et need firmad ise ju toodavad ka tegelikult vähem kasumit, sest tõenäoliselt on palju väiksem võimalus, et mingi osa sellest kasumist, mis nad toodavad mingil märgataval viisil, jõuab ka sinuni. Jätkuvalt sa lihtsalt ei märka ka oma elukvaliteedis mingit märgatavat tõusu ning pigem konstantselt allaminekut. Ma arvan, et see tegelikult ju mõjutab inimest väga negatiivselt ja ma arvan, et sul on nagu raske sellega vastu pidada. Kas keegi tahab teha poi? Jah. Kumb on tegelikult kulukam? Kas väike protsent kõigest või suured summad? Et esiteks täita need augud eelarves ja teiseks maksta kinni ka intressi. Ma arvan, et nagu
öelda väiksed nagu tükid igalt poolt on väga lihtne, see kõlab väga hästi, aga tegelikult need väiksed tükid on väga paljudes kohtades ka väga olulised ja neid laene saab võtta väga tarkadel viisidel, kus need ei ole nii kohutavalt negatiivsed, nagu nad teile räägivad. See, kuidas väiksed kulud võivad igalt poolt suurte mõjudega tulla, ongi see teine oluline küsimus, millele on vaja vastata. Kuidas tegelikult mõjutab see firmasid? Sest me kõik nõustume, et me tahame majanduskasvu, me kõik nõustume, et see on oluline, et firmadel oleks see. Nii et vaatame kõigepealt kohalikke firmasid ja siis välisfirmasid. Ma arvan, et kohalikel firmadel on lihtsalt faktipõhiselt raskem tekitada mingit majanduslikku kasvu, kui nad peavad rohkem oma kasumist ära maksma. Miks see põhjus on, et siis tulevad ka arvatavasti hinnatõusud, kuigi jaotus võib vaielda vastu, et ei, firmad ju tahavad hoida inimlikke hindu, ongi ju sellepärast, et firmad tahavad ikka kasumit toota. Kui nad teavad, et nad maksavad rohkem makse, nad on ka ise motiveeritud proovima maksimeerida seda head, mis nad saavad, nad on ju oma heal väljas. Sellest tulenevalt, ma arvan, et hinnad alati tõusevad. Ma arvan, et üldiselt tarbimine läheb sellest tulenevalt ka alla. Ma arvan, et sul on endal raske on ka nagu oma teenitud kasumit uuesti investeerida oma enda firmasse, oma potentsiaalsesse jätkukasvu, sellepärast, et sul on vähem kasumit, millega seda teha. Teiseks, mis juhtub välisinvestoritega? Ma arvan, et neid jääb alati vähemaks. Kui sul on valik kahe riigi vahel ja ühel on märgatavalt kõrgem maksumäär kui teisel, siis sul on palju lihtsam minna sinna riiki, kus on madalam, sest et sa tead, et sinu šansid saada kasumit seal või maksta vähem on alati suuremad. Ma arvan, et see tegelikult tähendab, et laias laastus, kui me käsitleme A firmasid ja B tavainimesi, siis jaotus on alati halvem, kuna nad esiteks takistavad majanduslikku kasvu, mis mõjutab nii firmasid kui tavainimesi hästi ja teevad raskemaks välisinvestoritel tulla siia Eesti riiki, kuigi nad ise nõustuvad, et tavainvestor või välisinvestorid on kohutavalt olulised selle majanduskasvu jaoks. Ning keskmine inimene tajutav elu läheb alati halvemaks. Nüüd ütled, et on okei, kui sul on natuke aega halb, selle nimel, et sul on pikaaegne stabiilsus, aga kui see, et sul on halb, ongi su stabiilsus, siis sellel stabiilsusel ei ole eriti palju väärtuslikkust. Me tahame proovida millegi parema poole liikuda. Kui praegu on Eestil võimalik neid laene võtta, kui praegu on Eestil võimalik tulusid kärpida, kui praegu on võimalik nagu maksimeerida meie kasumit ja kui praegu on võimalik tekitada häid kasvuvõimalusi firmadele, siis ma arvan, et me peame seda rakendama. Kõigi nendel põhjustel nii uhke olla ehituses. Nii, super, aga vist on Peetri sõna enne ja siis ma natuke pusin ja mõtlen. No nii, väga meeldiv oli, et eelmise aasta väitlejad ei lubanud ühtegi vahemärkust minu arust, et nüüd on etikett nagu täiesti paranenud, et isegi kõik lükati tagasi, nüüd isegi julgustatakse, et kas on midagi tarka veel lisada vastaspoolel. Et iseenesest kui jaotusest rääkida, siis eks see on muidugi hästi ebapopulaarne on maksutõusude poolt nagu midagi rääkida. Tegelikult minu arust see konstruktsioon, mis esitati, oli päris sisukas selle koha pealt, et ainult üks asi, mis mind natukene nagu alguses üllatas, et te küll väga ilusti ütlesite, et eelarvekärbetest ei piisa, aga sinna juurde te tegelikult ei toonud nagu selget argumenti, et miks ei piisa või mingit näidet, et kogu see niisugune poliitiline diskussioon nagu liigub väga sageli sinnapidi, et justkui sellel kärbetel oleks meeletu potentsiaal ja võib-olla nende mingite argumentidega oleks isegi seda nii-öelda suunda, et maksutõusud on head, on tegelikult isegi kergem nagu põhjendada. Ja teistpidi minu arust see väga ilusti ja võib-olla isegi praeguses diskussioonis nagu vähem on kajastamist leidnud see mõttekäik, et tänased maksutõusud ikkagi tagavadki seda tulevast stabiilsust, et meil ei ole vaja nii-öelda maksuteelset eelarve ülejääki, mida me täielikult ei saa prognoosida, kui meil suur võlg on, sest refinantseerimine toimub edaspidi juba peaaegu et iga aasta, et keskmine riigivõla tähtaeg ilmselt jääb seal ka 7, võib-olla 8 aasta kanti, mis tähendab, et 8% oma riigivõlast me iga aasta peame 0,4 finantseerima, sest tähtaeg tuleb kätte jälle. Ja see reaalsus, kui suur see 8% on, see mõjutab päris palju neid riigieelarve võimalusi ja otsuseid. Ja üks asi, mida te väga palju ei puudutanud, aga ma arvan, et see rõhks nii-öelda plaanitavatel maksutõusudel
oleks võinud nagu kitsamalt isegi olla fookusseeritud, et noh, et mis on see optimaalne maksustruktuur ja see võib päris palju mõjutada. Et küsimus ei ole ju alati ainult tööjõutulu ja kasumi maksustamises, vaid ka mingis käitumuslikus muutuses, mida maksud võivad kaasa tuua. Mitte ilmtingimata võib-olla see automaksu keskkonnalugu, mis noh, ei lennanud kuskile, aga noh, midagi taolist, et lõpuks noh, lisaks sellele, et me nagu oleme jätkusuutlikud rahanduslikus mõttes, võib-olla me tarbime vähem kahjulikke aineid ja nii edasi. Jaatuse poole peal ausalt öeldes mulle veel jäi kõrva see ühistransport ja põllumajandus ja siin ma ausalt öeldes hakkasin kahtlustama ChatGPT-d, sest noh, need ei ole just kõige klassikalisemad näited, kuhu me nagu maksutulu nagu tänases nii-öelda plaanitavas maksukoormuses toome, et kust need tulid või miks just need, miks mitte julgeolek, või on see liiga ära leierdatud, et see jättis natukene nagu noh, niisuguse noh, iseenesest ei ole vale, aga põllumajanduspoliitika raha tuleb meil Euroopa eelarvest valdavalt ja ühistranspordi raha vist on üks kärbete koht, nii et noh, just, loodame, need sotsid andsid nõu, et aga eituse koha pealt, noh, ühtepidi on see nii-öelda inimlikult lihtsam, aga teistpidi minu arust teie nagu tabasite kohe ära selle, et stabiilsus ei olegi põhiline eesmärk, et ägedam kasv on tähtsam, mis kindlasti noh, mingis mõttes on küsimus sellest, et kuidas jälle kas maksustada nagu lõpptulemit või sisendeid, eks ole, tootmises on ju ka kaks võimalust, et kas sa maksustad vara või kasumit või mõlemat. Ja noh, siin te võib-olla liiga detailselt ei läinud sellele, et noh, et mis need kõige hullemad asjad on, noh, pigem te keskendusite kasumi maksustamisele ja sellele mõjule, et noh, ilmselgelt see vähendab võimalust siis investeeringuteks ja teistpidi jälle noh, tarbimise maksustamine mõjutab ju rohkem vaeseid ja noh, seetõttu siis ilmselgelt nagu võib-olla mõjub ühiskonnale laastavamalt ja siis te viitasite sellele, et noh, et laenud on ebastabiilsed ja viitasite ühtlasi ka sellele, et noh, et eksperdid suudavad kuidagi seda riigi cash management'i teha nagu või noh, nii-öelda riigi kassat juhtida nii, et nad alati arvestavad õigete intressimääradega ja noh, kui te vaatate, millised olid turuintressi prognoosid nagu noh, 4 aastat tagasi, siis üle 2% ei julgenud keegi prognoosida, läks üle 4, et noh, põhimõtteliselt eksperdid on alati omas ajas eksperdid. Ja selles mõttes vaat üks asi, mis tuli teil väga ilusti, oli see maksuarbitraaži hirm, et noh, et tegelikult võib juhtudagi nii, et noh, et kasumid viiakse Eestist välja, investeeringud viiakse välja, aga noh, siin tegelikult noh, mingis mõttes see on tõsi, Eesti on olnud madalama maksukoormusega riik, aga samas noh, kas on otstarbekas, noh, kui Eesti maksukoormus on midagi, ma ei julge isegi ekspertide juuresolekul siin spekuleerida, 34% võib-olla, ei tea, umbes, ja Soomes on 44, et siis noh, küsimus on, kas selle 10% punktise tõusu osas meie jaoks on optimaalne see tänane tase või me võidame maksuarbitraažiga siis, kui me natuke rohkem makse kogume, aga ikkagi vähem kui seal, kus need investeeringud tulevad, et võib-olla see pool jäi natukene segaseks. Ja viimane asi, millest tegelikult noh, võib-olla selle järgnevuse tõttu ka jaatajad ei saanud kinni haarata, aga nüüd ja praegu, eks ole, et praegu saab, võib-olla tulevikus ei saa. Et noh, mingis mõttes seda argumenti kindlasti on väga hea kasutada ja kasutataksegi, aga noh, teistpidi võib ju ka öelda, et noh, et kui majandus hakkab tasapisi nii-öelda noh, prognoosides muidugi tuure üles võtma, siis noh, kasvava nii-öelda nõudluskeskkonna stimuleerimine laenuraha abil nii-öelda võimendatud eelarvekulutustega toob kaasa lihtsalt suuremad hinnad, eks ole. Et seda nagu eelarvepoliitika nii-öelda tsüklilisuse ja teistpidi siis ka eelarvestiimuli mõju väikese riigi maksudele, mitte ainult maksudele, aga siis ka hinnatasemele ja selle kaudu siis konkurentsivõime langust, et seda mehhanismi muidugi eitajad ei esitaks kunagi, aga jaatajad võiksid esitada, nii et noh, teile jäi see nüüd ja praegu võimalus nagu noh, natukene nagu lahti, sest teised ei olnud seda kasutanud veel, noh, ei olnud seda ümber lükanud ja teil oli nagu viimane sõna, et selles mõttes mulle tundub, et ka Eesti maksupoliitikas on teinekord nii, et kui see igav jutt eelarvekärbetest ja maksutõusude ebapopulaarne jutt jääb ära, et siis on kuskil see poliitik, kes ütleb viimase sõna, et vähe sellest, et maksutõusud on halvad ja ebapopulaarsed, et tegelikult me peakski praegu võlga võtma, sest praegu saab.
aga jah, iseenesest väga positiivne kogemus ja kindlasti meie eelarve asjatundjad said ka siit argumente juurde. Aitäh! Lubasin, et teen siin lõpus veel ühe hääletuse ja ma arvan, et võib-olla see ongi see koht, kus vaadata, kas mõni meel on muutunud või mitte. Et enne kui ma siin oma otsust tutvustan ja ütlen, vaatame, mis teie arvate asjast. Ehk siis teeme selle käteringi taaskord. Kes arvab seda, et kes on siis ütleme jaatuse poolt, ehk siis kes arvab, et plaanitavad maksutõusud toetavad Eesti majandust? Andku käega märku nüüd. Nii. No kuulge, väga hästi. Näete, väitlus on natukene ikkagi midagi muutnud. Aga teeme siis pulli pärast selle eitava ringi ka ära, et kes arvab endiselt nii nagu enne, ehk kas plaanitavad maksutõusud, ütleme, ei toeta Eesti majandust. Andke käega märku. Kuna mul on keeruline hinnata siin seda muutust täpselt, et kelle käsi ükskord oli püsti või teine kord all, et kes teist meelt muutis pärast seda väitlust? Üks? On siin veel? Seal minu arust veel olid mõned käed, on ju. Mõni meelemuutus oli või mõni lihtsalt mõtles pärast ümber. Sest minu arust enne oli 4 kätt, praegu tuli äkki mingi 6 või 7 või niimoodi. Ehk siis tublid väitlejad, ikkagi suudate oma retoorikaga üht-teist mõjutada. Aga teate, ega see otsus selles mõttes kerge ei olnud. Et natukene keeruline, nii nagu tihtilugu väitlustes juhtub või ühiskonnas üldse, on see, et eitusest teatusest mõlemal on üpris hästi argumenteeritud seisukohad, aga keeruline on ühte mudelisse panna. Et kuidas sa paned ühte mudelisse, on ju, eelarvepoliitika ja makroökonoomika. Praegusel hetkel juhtuski see, et minu arust, ma pidin natuke ise juurde mõtlema, et mis oleks see küsimus, mis oleks kõige olulisem siin väitluses. Mis me võtaks nagu väitluse kriteeriumiks, et vaat siit keegi võidab. Mina võtsin kõige olulisemaks küsimuseks praegu see, et kummal on siis tulevik parem. Et kas siis jaotus oma stabiilsusega või eitus siis ettevõtete ja majapidamiste käitumisega. Ja see probleemi koht oli see, et kui jaotus suhteliselt selgelt suutis meil ikkagi ära näidata, et see auk, mis on eelarves, vajab katmist, et see stabiilsus tuleks, et me suudaks ennustada, mis meil majanduses toimuma hakkab. Siis jaotuse osas jällegi jäi nõrgaks ettevõtete ja majapidamiste käitumine, mida eitus on ju näitas meile, kuidas maksutõus praegusel hetkel mõjutab neid ettevõtteid ja majapidamisi. Aga ei piisa ainult ju sellest väitluses, et eitus ütleb, et näed, midagi on praegu pahasti, vähemalt selles formaadis või ütleme niimoodi, vaid ta peab ka enda poolt näitama, et mis nende maailmas siis paremini juhtuks, kuidas nende tulevik parem oleks. Ja minu arust siin eitus jättis natukene oma töö tegemata. Nad ka ise ütlesid alguses, et nemad peavad ära näitama põhimõtteliselt, et laen, kui nad selle võtavad, tekitab siis rohkem väärtust kui see, mis nad laenust tagasi peavad maksma. Aga tegelikult, kui me vaatame seda väitluse kulgu, siis seda osa väitluses väga ei olnud. Et võtame selle laenu, on ju, ja toodi meil nii, nagu Peeter siin ütles ka, on ju, näiteks põllumajandus ja ühistransport, aga kus see tulu tagasi tuleb siis sealt täpselt? Ja puhtalt selliseks eelduslikuks aluseks siin väitluses. Võtta, kui ma võtan selle kriteeriumi siin väitluses, kumb see parema tuleviku ehitab, siis eitus jah, oli praeguse olukorra kritiseerimisel võrdlemisi efektiivne. Küll aga ta ei suutnud ära näidata minu arust seda, mis nad ise endal olid koormaks võtnud selles väitluses. Ehk siis, kuidas nemad selle suure rahasummaga paremini selle majanduse tööle panevad. Ja jaotus pidevalt küsis ka ju tegelikult neilt, et õigemini ütles ka väitluse vältel välja, et see auk vajab parandamist. Et kui me võtame selle laenu, siis tõenäoliselt väga suur osa sellest läheb selle laenu teenindamiseks. Ja see oli koht, kus eitus ei suutnud tegelikult meile vastukaalu anda. Ehk siis kindlasti saame siia pikalt lobisema jääda, kindlasti on palju rohkem aspekte ja tahke, mida sellest väitlusest lahti lüüa ja läbi harutada. Aga peaasjalikult see tulevikupilt ja see koormus näidata ära, kumma mudel paremini töötab, oli selle väitluse otsustav kaal ja siin oma ettearvatavusega ja võib-olla sellise eelarvepoliitika olulisusega, et seda stabiilsust tagada, suutis jaotus selle tulevikupildi paremini väitluses ära näidata. Nii et õnnitleme võitjaid.